Tere tulemast kuulama podcasti Kasvav Tallinn ja nüüd 3. korda me räägime Nõmmest. Miks on Nõmmel hea elada, mida Nõmmel saaks veel paremaks teha ja seekord on minu vestlustkaaslaseks Nõmme linnaosa kogust 2 tublit meest, kes ise on ka põlised nõmmekad ettevõtja Ago Talalev. Tere! Tere! Ja elupõline ujumistreener Tõnu Meiel. Tere! Kõigepealt sissejuhatuseks me kõikide külalistega oleme teinud sellist soojendusvooru, nimetame seda nii, et küsimus, miks on Nõmmel kõige parem elada? Aga, Tõnu, ole hea. Ma olen oma elus sattunud elama nii Tartu linnas kui Pärnu linnas ja Lasnamäel. Ja siis kui avanes võimalus alustada oma kodu ehitamist oma kätega sai tehtud ja perekonnaga, siis ma nüüd tunnen, et see on õige koht, kus elada. Nõmme on kodu. Nõmme on kodu, nii turvaline, puhas, linnud laulavad, tõesti väga hea. Ja minul on see lapsepõlveaegne mälestus, üks jõkene lause on ühes tuntud laulus, et väikene majake mändide all. Et ma olen ise metsas sündinud, kasvanud, mitmendat põlve olnud metsamees ja mingi paarkümmend aastat tagasi siis tee tõi Tallinna ja leidsin sellise toreda koha, kus on kõrged männid ja väikene maja oligi seal mändide all, ostin selle väikese maja ära ja tegin sinna natukene suurema kõrvale uue ja sellest saigi minu kodu ja nüüd mul ongi kodu mändide all ja koht on selline, võiks nimetada seda vääris elupaigaks. No, seda on ainult hea kuulda, kui inimeste unistused täituvad, eriti mis puudutab nii olulist kohta, nagu inimesel on kodu, kuhu ta enda pere siis loob, et kui see on kõige parem, mida sa hing veel oskad tahta. Aga lähme edasi Nõmmel, me oleme rääkinud hästi erinevatel teemadel siin ja ma mõtlesin, et seekord me võiksime rääkida Nõmme elukeskkonnast, Nõmme linnaosa kogus neid erinevaid teemasid, mis meil elukeskkonda Nõmmel puudutavad, on iga kuu arutatakse. Ma tean, Ago, seda, et sina olen mees, kes armastab käia, sul on väga tore koer, Elli ja hästi sõbralik, nii nagu sina isegi, aga sa armastad teha pikki jalutuskäike Nõmmel. Ja sul on seal tabav silm märganud nii ühte koma teist mure kohta, et mis on need asjad, mida Nõmme siukses välimuses, heakorras, mida saaks veel paremaks teha? Nüüd me 2 sellist objekti on, millele silm on peale hakanud ja see on silma riivanud. Vahest silmanurk valutab selle pärast. On Nõmme aiad, Nõmme krundid. Et minule tundub, et sellest ajast, kui mina Nõmmele elama asusin ja siiamaani, on see pilt muutunud oluliselt nukramaks. Hästi palju on selliseid lagunenud aedu, kus aielipid on lausa ära mädanenud ja mõnes kohas on lausa najal püsti see mädanud lipp kukkunud kõnniteele. Krundid on väga palju selliseid, mis on täiesti hooldamata näha, et seal elu käib. Uus ja uhke auto on hoovis, aga kogu hoov on hoolitsemata, võssa kasvanud, võsa kasvab juba üle aia ja kriibib tänaval mööduja silmi, sõna otseses mõttes füüsiliselt, et sellist asja tegelikult väga ei tahaks näha oma naaberkruntide näol kui Nõmme tervikuna, sest tegemist on ikkagi sellise miljööväärtusliku alaga ja ma oleks väga-väga rõõmus, kui inimesed tegelikult oma elukeskkonda püüaksid palju rohkem korras hoida. Nii oma maja välimus seda hoolitsedes vajadusel ka fassaadi värvides või remontides ja piirtaed. Paraku meie kultuuriruumis on piirtaed on selline väga oluline instrument, mis peab nagu olemas. Kui näiteks Soomes ma käin sõpradel külas, siis seal on terved suured näiteks Vanda linnaosas eramajade tsoonis, seal ei ole mitte kuskil mitte ühtegi piirtaeda.
ja ei ole ka vajadus selleks, sest aga kultuuriruum teine, aga meil on need piirdeajad ikkagi vaja ja need piirdeajad võiksid ikkagi olla korras ja seda enam, et ka Nõmme ja Tallinna linna heakorra eeskiri ja üldplaneering ka ju seda kohustab. Absoluutselt, aga mis see põhjus on, et ma tean, et Nõmmel on olnud neid erinevaid kampaaniaid ka, et kus siis linnaosa ka aitab omalt poolt, et Nõmmel neid piirdeaedasid korda saaks teha, et kas me saame veel miskit, et kuidas inimesi positiivselt nügida? Et see kampaania on ka praegu uuesti sisse saanud, et Nõmme linnaosa valitsus siis toetab uue aiamaterjali ostmisel ja selle tegemisel osaliselt. Aga mis nagu kõige rohkem ikkagi inimest mõjutab, on see keskkond ja see siukene sotsiaalne väike surve või hoiak, et kui me rohkem kui ühe korra aastas räägime sellest, et oleks vaja oma elukeskkond korda seada ja see oleks selline nii-öelda sotsiaalne norm, nii nagu kadus ära suitsetamine meie ühiskonnast, eks. Tänu selle sotsiaalsele survele, nii samamoodi võiks sellist kerget sotsiaalset survet avaldada ka nendele koduomanikele, kellel isegi on võimalus oma aedu korras hoida ja remontida, aga nad ei viitsi seda teha. Ja siis selline sotsiaalne surve mõõdukas võiks olla see abinõu, mis seda tagant tõukab. Mitte mingisugune tagakiusamine ja nõudmine, et politsei läheb aia taha ja koputama ja see ei vii mitte kuskil ainult viha ja trotsi, aga pigem selline positiivne hoiak ja sotsiaalne surve oleks see, mis seda tagaks. Sest lõpuks on ju meie enda elukeskkond, mida me ju hoiame, et see ei ole ainult üks aed, vaid üleüldine Nõmme pilt on ju, ja kui hästi me ennast seal tunneme. Aga oluline osa, ma arvan sellest, et Nõmme on sedavõrd hinnatud kodukoht, on ka meie erinevatel sportimisvõimalustel. Meil on täiesti suurepärased terviserajad, pühapäeval on juba 101 rabajooks, et ma loodan, et seal nii nagu alati on suur osavõtja, ilm hoiab meid. Aga Tõnu, sina kui sporditreenerina, mis sa näed, mis on veel need asjad, et kas Nõmmel, kas on puudu või olemasolevat saaks veel paremini teha, et meil inimesed peredega liiguks rohkem, siis nad oleks tervemad, neil oleks pikem tervena elatud elu, et kuidas inimesi aidata seal? No eks sa ütlesid, tõepoolest on sportimis- ja liikumisvõimalused Nõmmel aastast aastasse järjest paranenud ja järjest rohkem on sinna panustatud. Aga ma ei saa jätta rääkimata meie Mustamäe spordikeskuse ja Nõmme spordikeskusest trummiujulatest, nagu ma räägin, kus on 2 tõepoolest väga korras, hästi korrastatud 50 metrist ujulat, üks on siis natuke sügavam ja teine on laste oma. Päris korralik on, aga vesi on seal eelsoojenduseta ja rääkida, et tüppad vette korraks ja natuke... No see on vist talija ujujate siuke rõõm rohkem. Talija ujujate rõõm ja siin keegi isegi linnaosa vanem ütles, et temale väga meeldib peale jookstu hüpata korraks vette. Ujumisharrastus on, võib nimetada pooletunnine ujumine ja pool tundi 16 ja 18 kraadises vees ei ole võimalik. Ja samal ajal, kui hakkad mõtlema, ma lausa alles eelmine nädal käisin seal vaatamas, kui oli ilus, väga ilus ilm 19 kraadi, oli ujulas üks ainuke inimene, kes siis käis sellest saunast, pärast hüppas vette, kui see oleks eelsoojenduse ujumine, siis seal saaks teha mitte ainult tippujumise treeninguid, aga siin on ka need triatloonid ja kõik need avavee ujumised ja ka tavalised ujumised, veteranid või seniorid ja laste bassein, kus saaks teha 5-6 gruppi korraga. Ma olen seda näinud Austraalias igal pool, kus treenerid kasutavad kalipsosi, on lastega koos vees, seina peal number 9 ja 10 last on ümberringi. Seda ei ole. Ja sellest on, kui vahelegi ausalt valus on. Ma iga kord pildistan ja panen ka Facebooki üles seda, et see peaks muutuma. See, et see energiakulu ja et see on olemas muidugi, aga seda on vaja.
meil on lihtsalt üks Pärnumasaru, mille kõiki potentsiaale ei ole ära kasutatud, sest Trummi basseinid ju on ikkagi kuulsad basseinid, kui me mõtleme ajaloo peale, siis 39. aastal püstitas ju Georg Ots seal 800 meetri rekordi, Eesti rekordi ujumises. Ja kui ta küsiti, kuidas oli, ta ütles, külm oli. No, nii et see on ikka väga-väga vana mure. Ja samal ajal ma tahan öelda, et kogu aeg on nagu räägitud, me oleme käinud igal pool igasuguste ametites. No meil on kliima selline. Meil naabrid, Soome, Rootsi, kõik on olemas. Helsingis on 5 välisöölat, üks on lausa meres. Ja kõik on saadud korda teha. Selline, et see on kättevõtmise küsimus ja see tuleb teha homme. Ehk siis üks oluline investeering, mida Nõmme sportimisvõimalustesse teha, Trummi basseinidele eelsoojendus, et neid veel saaks veel aktiivsemalt kasutada. Väga hea mõte minu arust, iga asi, kuhu saab lisandväärtus anda, seda tasub teha. Ma veel korra ütlen, et nüüd on välja töötatud ka sellised kattetekid, mis on ka elektrooniliselt juhetuvad, et 5 minutiga üks ainuke inimene ühe näpu, sellega laseb selle teki peale õhtu ja hommikul laseb see teki pealt ära ja see tekk garanteerib, et see vesi on sama soe, kui ta õhtu oli. Et nii ja soojuseraldusega või kaitsega on see olemas. No, kui nüüd positiivselt mõelda, ma mäletan, me Tõnu seda teemat sinuga oleme ajanud, see on tõesti väga pikka aega, siis kui ma ise veel olin, toona oli veel halduskogud, olid linnaosakogude eelkäijad siis, et võib-olla lihtsalt optimistile, et võib-olla siis ei olnud veel aeg küps, et nüüd kui on arenenud kõik võimalused, et äkki nüüd tõesti on parem aeg see hea mõte teoks teha. Aga Nõmmel on ju neid vaba aja veetmise ja liikumisvõimalusi veel, meil on 2 suurepärast raba ja ma tean, et Ago, sina oled üks nendest paljudest, kes hästi aktiivselt Pääsküla raba kasutab ja enda südant muretsed natuke ka Pääsküla raba, kas just hea käigu pärast, aga see, et inimesed saaksid seda kasutada. Praegu seal on püütud neid probleeme, mida me kõik teame, et kuiva jalaga seda läbida, lahendada, aga kuidas sulle tundub, kas need lahendused, mis sinna on leitud, kas need aitavad ka päriselt? No tegelikult tuleks ära lahendada see juurpõhjus, miks see üleujutus on seal tekkinud, et see peakraav, mis nüüd sealt keskmisest tükist läbi jookseb ja suubub Pääsküla jõkke, et see kraav oleks vaja puhastada. No ütleme läbikaevamiseks või kopaga läbitöötamiseks võib-olla on isegi palju küsida ja nõuda, et see eeldab juba sellist suuremat eelarvet ja projekteerimist ja kallakutega arvestamist, aga just see kitsas koht on seal truubid, kuhu taga see vesi jääb ja vesi ei lähe sealt ära ja selle tagajärel on need kraavid on üle ujutatud. Noor ilus kasemets, mis on seal kuskile sinna Männiku poole serva jääb, see on kõik üle ujutatud. Kui ma nüüd kevadel käisin vaatamas, siis oli näha juba, et nendel kaskedel on päris suured niiskuse kahjustused, et üleujutatud alal see kask mõne aastaga lihtsalt närbub ära ja kukub kokku, et seal, kui see asi samamoodi jätkub, siis mõne aasta pärast on seal ainult mädanud töngad püsti ja kogu lugu. Et kiires korras oleks vaja see truup ära lahendada sealt, võib-olla mõned kopratammid, mis siin on tekkinud, need ära lõhkuda, et kobrastel on tegelikult mujal ruumi ka küll ja küll, aga me praegu paneme ohtu tohutu suure ala noort ilusat metsa, mis lihtsalt jala pealt ära mädaneb. Ja need kraavid on ka sellepärast probleemiks, et see vesi liigu, et veetase tõuseb mingil hetkel nii kõrgele, et lähedal olevatele elamukruntide kanalisatsiooni läheb juba see pinnavesi sisse ja haarab sealt kaasa kogu selle kanalisatsiooni sisu ja veab mööda neid kraave laiali ja täna need kraavid haisevad kohutavalt kanalisatsiooni järgi. Et see on teine probleem seal.
jah, ma loodan, et need lahendused, millest sa oled ju ka rääkinud ja linnaosa kogus ka rääkinud, et neid võetakse kuulda ka, et me tõesti ühte väärt rekreatsiooniala Nõmmel siis luhta ei lase, sest ma pean ütlema, et need, mis on need ujuvad rajad seal või et minu lapsed on küll pisut suuremad juba, aga et kui vesi on ikkagi kõrge, ma ei ütleks, et ma torman väga nendega sinna, et see ei tundu mulle liiga turvaline. Tõenäoliselt see viga võib olla minus, et võib-olla ma olen liiga ettevaatlik lapsevanem, kindlasti on julgemaid, just täpselt, aga noh, jah, et pigem meie käime enda perega rohkem Harkurabas, aga noh, tõenäoliselt ka see põhjus, et see on minu lapsepõlve siuke mängumaaga olnud. Aga Nõmmel meil neid võimalusi ju, mida saaks teha, on ju veel. Et kuidas seda keskkonda meil siukseks mõnusamaks ja mitmekesisemaks vaba aja veetmise kohaks teha. Mõned aastad tagasi, ma tean, et see on sulle ka Tõnu hästi südamelähedane teema lisaks ujulale. Mõned aastad tagasi kaasava linna eelarve konkursi raames siis Nõmmel võitis projekt, et suusahüppetornid teha vaatetornideks. Ma mäletan, sinul vist see oli enne veel väga mitu aastat tagasi, kui sa ütlesid, et võiks olla Mustamäe ja Nõmme maastikukaitsealal sellised looduslikud puidust tehtud vaatetornid, et meil tuleks külalised ja nad näeks sealt kaugele ja kõike seda ilu, et kuidas sulle tundub, kas meil on veel seda vaja, kas sellega võiks edasi minna, praegu mul tundub, et on pisut soiku jäänud see kõik. No ma esimest korda sattusin sellisesse vaatetorni Austraalias 95 ja siis ma mõtlesin, et meil Nõmmel on ju koht olemas ja ma töötasin tol ajal veel Inturistis Soome gruppide giidina ja alati viisin neid sinna turu vastas selle nõlvale ja siis olid männid veiksed ja siis oli näha kõik ja turist ütles, et see on kõige parem koht, see on parem koht vaadata Tallinna ilu, meri paistab, vanalinn paistab, uuslinn paistab, Nõmmele aetlinn paistab. Nüüd on natuke männid suureks, et nüüd on see suusahüppetorn lausa ideaalne koht ja ma arvan küll, et see peaks olema meil päris prioriteet see, et sinna tuleks. Kuidas need kõik sinna kohale jõuavad, see ei ole küsimus. Sealt on vaade, mis on lummav lausa. No mul on elus olnud neid kogemusi, et ükskõik kus riigis ma käin, ka väiksematesse linnadesse tavaliselt inimesed satuvad siis, kui siin on põhjust minna. Ja mul tundub, et Nõmmega on samamoodi, et need, kes tulevad Tallinnasse, omal ajal Urmas Paet, hea kolleeg, kes oli ka Nõmme linnaosa vanem, kui tema oli näiteks välisminister, siis välisdelegatsioonidega ta käis Nõmmel, et näidata seda ilu, mis Nõmmel on, ja kui siin on põhjuseid, miks inimesed peaks tulema, kui neid maamärke mida nad saavad tulla vaatama, on rohkem, siis kindlasti turistega Nõmmele rohkem tuleb. Ma saan aru, me ei taha, et turistid uputavad Nõmmet, aga päris eraklikuks mulle tundub ka, et ei tasu jääda või kuidas teile tundub, et kas võiks rohkem niisugust elu ja elevust olla Nõmmel või pigem mitte? Et seda uputamise ohtu ma seal küll ei näe, et ma ei kujuta ette või usu elu ilmas, et busside kaupa või seal 10-20 bussi korraga tuleb sinna turiste, ma ei usu seda, et aga nii palju kui huvilisi on, sinna kindlasti mahub, et see seisukoht, mis on praegu hästi levinud ka nõmmekate seas, et Nõmme on täis ja siia rohkem enam kedagi ei mahu, Nõmmel enam midagi juurde ehitada ei tohi, et siia lihtsalt ei saa, siia ei sobi, siia ei mahu, eks, on see puudutab kas siis olemasolevate asjade renoveerimist, võtame seal Teraviljas all või võtame kas või see suusahüppetorn, et kohe leidub üks grupp vastased, kes leiavad, et igasugune areng on saatanast, ehk siis kui mina siia Nõmmele elama tulin, sai Nõmme valmis ja peale seda ei tohi enam siin mitte keegi siia juurde tulla, ega siin keegi mitte midagi teha, sest mina juba olen siin. Aga see, sellest tuleb tegelikult ikkagi mööda vaadata ja karavan läheb edasi, et meil Eestis on väga levinud see põhimõte, et ainult mitte minu aia taha, nii sama asi on see Nõmmel ka, et ja kohe leidub mingisugune grupp.
aktiviste, kes võitlevad nii terviseradade vastu, mis sinna Nõmmel on tehtud ja rajatud, kui uusehitiste vastu ja ka uute majade vastu, sest uusi maju on sinna kindlasti vaja. Nõmme on väga kiiresti vananev ja rahvastiku vähenev linnaosa Tallinnas, kus elavadki suurem kui ainult vanad inimesed. Noored sinna ei saagi tulla, sellepärast, et neil ei ole seal elupaika. Neil ei ole korterid, neil ei ole kuskil elada. Ja võib-olla rahakott jäkka ka kohe peale. Jah, aga noorel inimesel hakkaks rahakott peale ikkagi kuskil kortermajas korteri ostmisel või üürimisel, mitte aga, et vana inimeselt krunt ja maja ära osta, sellele kindlasti neil jõud peale ei hakka. Aga siin ongi see moment, et meil ongi ainult tänavad täis vana inimesi ja noortel ei ole mitte kusagile tulla. Ja see keskmine vanus langeb seal iga aastaga päris kiiresti. Ja võib-olla see viibki meid selleni, millest me sinuga alustasime, aga et kui me vaatame seda visuaalset poolt Nõmmel, et ma ise aeg-ajalt käin ka Sauel ja ma ei tea, miks ma võrdlen Nõmmet Sauega, Saue samamoodi aedlinn. Ja lihtsalt, kui ma seda vaadet vaatan, siis teinekord mul on selline tunne, et Saue on nagu hästi korda tehtud ära, nagu korda tehtud tuba, ütleme nii. Aga et Nõmmel võib-olla natuke oleks vaja veel seda lihvi anda, et ta päris segamini tuaks ei läheks. Et meil on hästi palju häid asju, et üldse ei tasu valesti aru saada, et alustada, aga lihtsalt natuke oleks seda tolmu vaja sealt pealt ikkagi ära pühkida. Tõnu? Ma tahtsin veel öelda seda, et kui ma nüüd viimane kord käisin seal Trummide ujulas, siis mind kõige rohkem rõõmustas üks pilt. Ujula oli küll tühi, kuid kõrval oli kunstlume raja peal sõitsid suusatajad. See tegi kuidagi hinge rõõmsaks, et see kõik on ju võimalik. Absoluutselt. Lihtsalt ja osad suusatajad olid täis suusariietes, aga osa oli peaaegu bikiinides, aga sõitsid ja neid oli 10. Tead, minul oli ka siin hiljuti, mina käin seal samas Monkleini pargis käin kepikõndi tegemas ja pojaga õhtul läksime ja siis ta vaatas ka sealt nii-öelda mäest alla sealt hundikurgust või kuidas see nime on alla ja ütles, et emme, osad alles suusatavad, meie juba kõnnime. Ja tõesti see kontrast, see oli nii tore, et nagu öeldakse võimalik ainult Nõmmel on ju. Aga kui ma nüüd küsiks teilt ühe sellise soovi, suured unistused saate alguses me kuulsime, et teil juba on täide läinud, te elate Nõmmel, aga mis oleks üks asi näiteks, et kui teile öeldakse, et on võimalik üks asi teha, mis Nõmmel kindlasti saab tehtud lisaks siis ujulale, lisaks visuaalsele korrastamisele, mis oleks veel Nõmmel see asi, mida kindlasti oleks vaja seal ära teha? No ma tahaks teisest aspektist rääkida, on see parkimise kohtade teeäärste korrastamisele killustikuga näiteks katmine ja kõnniteed. Ikkagi päris paljudes kohtades, kus on lasteaiad ja koolid, on kõnniteed, no praktiliselt neid ei ole. Ja ise autojuhina, ma olen küll väikest lapsed üles kasvatat ja lapselapsed ka ja viin neid kooli ja toon koolis ja näen seda probleemi, aga see on niisugune ikkagi võimalik seda teha. Sest kunagi mõnes kohas isegi olid kõnniteed on nüüd on kadunud. Lihtsalt aeg on oma töö teinud, aga seda oleks vaja. Teede korrastust näiteks praegu ma pean ütlema küll, et ma ei tea, mis firma seda küll teeb praegu, aga puhastavad. Üks päev terve päev pesid. ja olen ka mina märganud. Ja oli puhas ja tõepoolest. Just lugesin lehest, kuidas need tolmud lendavad ja millest need tolmud tulevad, kas siis killustikust või rehvidest. Aga praktiliselt mõnes kohas juba asi toimib, nii et siit tuleb edasi minna. Tööd tuleb teha. Jah, et ma lisaks veel siia juurde, see puhastamine on et talvel oli lume, koristus oli päris tasemel, päris kiiresti saadi see asi korda, aga mis peamise tolmu põhjustaja tegelikult ongi see, et
need kõnniteed puuduvad, teeservad puuduvad, teeservades on suured loigud, mis on selle pinnasega ühes, et kui auto sõidab sealt läbi, see vesi liigutab seda tee ääres olevat pinnast poriloigus seda muda tee peale, autod kannavad mööda linna seda laiali. Kui ma vaatasin nädal tagasi, ei olnudki vist nädalat tagasi, Hiiu tänav pesti puhtaks põhimõtteliselt. Täna on seal jälle muda teeservades, on nii, et muda on põlvini. Need autod on vedanud tee äärest poriloikudes selle muda uuesti tee peale. Ehk siis need teeservad tuleb saada korda, kas siis korralike äärekividega seal ääristada ja mingisugune kõnnitee sinna teha. Aga just, et see tolmu peamine tekitaja ei ole naastrehvid. Naastrehvide kasutajate protsent on kuskil 10% ringis ainult ja kummitolmu tekib aasta läbi nii suvel kui talvel. Meie teede kvaliteet, asfaldi kvaliteet on äärmiselt nigel kui võrrelda kuskil mujal maailma. Ma sõidan hästi palju mööda maailma ringi, terve suve rändan mööda Euroopat ja ma ei ole midagi kusagil näinud nii kehva teede kvaliteeti kui meil siin Eestis ja kui Tallinnas on. Ehk siis teeservad tuleb korda teha, vältida selle pinnase sattumine tee peale, mille autod laiali kannavad ja siis tolm seda kõik tuul üles keerutud tolmuna. See oleks üks lahendus. Ma arvan, et see, et Nõmmel teed oleksid turvalisemad, see tähendab ka seda, et me elukeskkond oleks kohe turvalisem, et see võib-olla on niisugune ilus mõte ka, millega tänane saade meil siin lõpupoole suunata, et ma tänan teid mõlemaid, aitäh Ago, aitäh Tõnu, et te tulid oma mõtteid jagama, soovin teile jõudu Nõmme linnaosa kogu töös, et kindlasti neid sammu teemasid ikka hoidke seal laua peal, ma tean, et te nii seda teete, et need saaks siis mõtetes saaks seal ka teod ja et Nõmme ikka oleks meil sama hea ja me teda hoiaks ja ka arendaks, nii nagu Ago ütles, et ta ei jääks paigale seisma, et hoiame oma Nõmmet ja ilus päeva kõigile. Ja aitäh kutsumast. Meil on auto, nagu ma see autos istun, keerab ise oma esiotsa Nõmme poole koju. Väga hea autopiloot. Aitäh.